Kas valmistuma peaks Euroopa ja siinsed riigid isekeskis või siiski teadmisega, et meie selja taga on ka USA ning üheselt kokku lepitud reeglid NATOs peavad paika? Küll fiktsiooni kaudu, kuid ettenägelikult on analoogset küsimust puudutanud soomlaste poolt vändatud menukas telesari Konflikt, kus killuke Soome territooriumist okupeeritakse ja liitlased jätavad eesrindliku Põhjamaa kriisis üksi. Soome endine president Sauli Niinistö on kindel, et organisatsioonina NATO ei lagune ning Ameerika Ühendriigid sellest ei lahku. Aga like in the report I say, it is possible that maybe because of things happening in Pacific, USA might reduce its presence in Europe. And if that is the case, we Europeans have to be prepared to fulfill any gap. But we have to admit that Donald Trump is a game changer. He's creating a large table for his game. And then moving there, we should not run immediately after if he is there and next day there. Erusõjaväelane Leo Kunnas nendib nüüdseks palju kuuldud tõde, et valdav osa Euroopast oli kuni Ukraina sündmusteni enam kui 30 aastat loorberitel sinisilmselt unelenud. Sõjalise kaitsevõime ja kriisivalmiduse tagantjärgi kiireks arendamiseks on tema hinnangul tarvis investeerida 800 miljardit kuni triljon eurot rohkem, kui seni oli planeeritud. Me oleme ka olukorras, kus Euroopa peab just 4 aastaga tegema ära 10 aasta töö ja 10 aastaga 30 aasta töö, mis nõuab ka suuri kulusid. Kaitsesse on raha otse kohe vaja, sest teges Venemaa ju mingist jutust ja diplomaatiast aru ei saa. Venemaa respekteerib ainult toorest sõjalist jõudu. Diplomaatia on tema jaoks tänases seisus ikka nõrkusmärk. Et korvata USA võimalikust distantseerumisest tekkiv puudujääk, oleks raha vaja kulutada vähemalt sama suures eelmainitud koguses ehk 0,5 triljonit kuni triljon. Niinistö lisab, et Euroopa Liidu liikmetel on muret tekitavaid asju rohkemgi kui ainult sõda. Kui Venemaaga piirnevate riikide oht number 1 ongi Kreml, siis sealt kaugemale liikudes nihkub seier hoopiski kliima- või majandusprobleemide peale. We can't forget the impact of climate change because we can speculate what Russia might do, bad things, but it's speculation. But on climate change we know for sure that bad things are coming if we do not take actions. Euroopa Komisjon koostab Sauli Niinistö raporti põhjal nii-öelda julgeoleku valge paberi, mis suunab Euroopa Liitu leidma sisemiselt poliitilist konsensust. Käesolev tormiline 10. on eriti ilmekalt tõestanud, kui ohtlik ning habras maailm on. Euroopa peab selles valmis olema. Olgu see järjekordne pandeemia, kliimakatastroof, hübriidrünnak või kõige kardetum, otsene sõda. See ajalugeja siin ei ole meie käes, vaid see on põhimõtteliselt Venemaa juhtkonna käes.